Tere õhtust, head vaatajad! Riigis, mille kõrgeim mäetipp on napilt 317 meetrit, plaanitakse suurejoonelist energiaprojekti kõrguste vahega üle 700 meetri. Lubatakse hoida tuled põlemas ka siis, kui päike ei paista ja tuul ei puhu. Aga kuidas sellest sloganist päriselt tegudeni jõuda? Kui sügava augu peab Paldiski kõrvale kaevama ja mis see kõik ikkagi maksab? Energiastuudio alustab. Energiasalve tegevjuht Peep Siitam, tere õhtust! Tere õhtust! Kui sügava augu te siis Paldiskisse ikkagi kaevate? Nii nagu juttu oli, et mitu korda kõrgema või sügavama kui Eesti kõrge mäetipp, et 700 meetrit tõesti ta kõrguste vahe sinna plaanitud on, mis iseenesest sellise jaama puhul on üsna tavaline, Eesti mastaabis enneolematu. 700 meetrit kõrguste vahet. 2 Eiffeli torni. Kust te nii suure kopa või pika puuri võtate? Kas selleks on vaja hiinlasi? Hiinlased ei ole väga teretulnud, vähemalt ehitajad siin meie maal, nii et me peame need kuskilt mujalt otsima, aga tegelikult see tehnoloogia või see viis asjade tegemiseks on täiesti igapäevane ja meil siin Maarjamaal tegelikult sellist varasem kogemus puudub, aga samas... Päris ei saa öelda, et igapäevane oleks? Igapäevane ei ole, aga maailmas on see tegelikult päris igapäevane. Ikkagi, millist masinat selleks vaja on? Ma kujutan ette, meie Eestis asju ei tee nii nagu lapsed Kongos labidate ja kühvlitega koobaltit kaevandavad. Mis see tehnoloogiline kapatsiteet on, kus see aparaat siia saadakse? Ja, no see tehakse spetsiaalselt tellimusel siis tunneli puurimise masin. Üks on siis kaldtunneliga ja teine vertikaalse sahtiga 700 meetrit siis 2 erineva tehnoloogiaga puurlõhketööde ja sellise vertikaalse puurimise masinaga, mis tehakse ka spetsiaalselt selle projekti jaoks siis meie otsesel tellimisel ja veel kord midagi sellist, mis nagu tõesti enneolematu oleks või mida varem tehtud ei ole, aga Eesti inimestel kindlasti huvitav vaadata. Miks just ikkagi auk? Kas kuidagi lihtsamalt ei saa? Euroopa Komisjon räägib viimasel ajal peamiselt näiteks vesinikust, et miks on ikkagi vesi augus parem kui vesinik purgis? Ja vesisalvestil ütleme esiteks, et vesisalvestil on kõige levinum salveste tüüp maailmas ja mitte sellepärast, et ta lihtsalt kõige levinum on, vaid sellel on konkreetne põhjus, ta on kõige soodsam. Ta on robustne, pikaajaline ja võrreldes teiste analoogidega tegelikult siis ka tõesti keskkonnasõbralikum. Ja see on põhjus, miks vesisalvesteid ehitatakse ja see on ka põhjus, miks Eestisse seda juba palju aastaid tegelikult mitte ainult kavandatud, vaid lausa projekteeritud on nüüd siis projektiks saamas. Ehk siis soodsus, robustsus, pikaajalisus, lihtsus on need märksõnad, miks vesisalvesteid maailmas tehakse. Kas suurel augul on ka suur keskkonna jalajälg? Võime me oodata, et Paldiski ümbruse kaevud jäävad tühjaks? Ma poole sõnaga mainisin, et vesisalvesti keskkonnamõju on analoogidega ehk siis teiste salvestitüüpidega võrreldes väiksem. Ja eriti väike on ta sellise maa-aluse vesisalvesti puhul mille puhul siis võrreldes tavapäraste selliste vesisalvestitega see keskkonnajalajälg on veel kordades väiksem. Saate aru, suur auk, suured hirmud. Suur auk ja suured hirmud, suur sügavus ja see ongi see, mis võib-olla tavainimest selle juures kõige rohkem hirmutab ja see on ka põhjus, miks me kunagi ei tohi väsida nendest lahendustest ja sellest projektist rääkimast. Sest veel kord, mitte ühtegi sellist asja, mida maailmas varem tehtud ei ole või mida oleks nagu tõesti keeruline ette kujutada, kuidas teha sellist asja tegelikult ei ole selle projekti juures. Kaevud jäävad tühjaks või jää? Kaevud ei jää tühjaks ja isegi vett tuleb hästi, ütleme suurusjärkude võrra vähem välja, kui meil keskkonnalubadega lubatud on, sest ehitaja on ka inimene, ehitaja ei taha olla märjas kaevikus vee all akvalankiga. Paldiski merre ei libise? Paldiski merre ei libise. Aga kalad, teete oma augu ees lüüsid lahti, ma kujutan ette, et kõik alates räimedest lõpetades nende suplejatega, kes seal on, need siis ju voolavad teie auku. Sukeldujad ka ja kõik, kes sinna lähetusse satuvad ka kalda pealt. Et tegelikult see ei ole nii.
See oli nali? Muidugi oli see nali, sest see veekiirus... Nalja ei tehta tavaliselt. Veekiirus, ma püüan vältida seda. Veekiirus selle võre pinna peal, mis siis tõesti, kus see vesi sisse liigub, kui me ennast ujulas joone peale paneme, siis me ujume igal juhul kiiremini, kui see vesi nii-öelda maa alla liigub. Üldiselt Eestis väga nagu ei armastata mingite suurte asjade tegemist, rääkimata suurte aukude kaevamist. Mida ikkagi see kohalik rahvas sellest nagu kasu saab? Miks nad peaksid nõus olema sellise asjaga? No, need on nõus. Nad on nõus ja nad on rahul sellega. Ja see keegi võib öelda poolnaljatamisi või irooniliselt, et see on nii-öelda väsitamise tulemus, et ehitusload ja kõik asjad on olemas, et väsitasite rahva ära. Oli siis nii? Ma nüüd üritan nalja mitte teha. Ei, me ei väsitanud. Tegelikult me rääkisime asjadest nii nagu nad tegelikult on ja need keskkonnamõjud tegelikult reaalselt ongi nagu palju väiksemad, aga kohalikud elanikud või ütleme tegelikult kohalik kogukond. Juba lihtne on või trafaretne on öelda seda, et me tuleb sinna 500 ehitustöökohta ja ehitusega kaasnevaid nii-öelda kaudseid töökohti 500 juurde. See on trafarett. Aga nii-öelda selle konkreetse projekti puhul on nagu reaalselt nagu mitu asja, mis kohalikku elanikkonda tõeliselt positiivselt nagu mõjutab. Esiteks on see, et võib-olla nagu inimestele üllatuslikult Paldiskil täna ei ole Paldiski linnas ei ole nagu väga sellist head juurdepääsu merele, erinevatel põhjustel, mida ma siin ei hakka nimetama, aga selle konkreetse projektiga seoses mitte ainult ei looda sellist mugavat juurdepääsu merele, vaid luuakse ka siis mariina ehk siis siuke jahtsadam sinna juurde ja tõesti mugav. Ja see on selline elukeskkondlik nagu muutus. Mõned miljonid maksutulu võib-olla juurde on äkki raskel ajal abiks ja kindlasti, mis siin tuleks ära mainida, on tõepoolest palju soodsam võimalus kui mujal Eestis saada soojust ja elektrit ehk siis hinna mõttes soodsamat. No ma olen kuulnud, et kolleeg Jüri Mutik on väga elevil, millal ta saab sügavasse auku minna reportaaži tegema. Kas sinna hakatakse korraldama ka ekskursioone? On see avalikkusele suletud või on sinna tegelikult ligipääs edaspidi? Siin on ligipääs, tõenäoliselt nii ei ole, et naabrimehe Pemmiga siis nii-öelda sinna kiiremaid ringi pääseb tegema, aga sinna on juurdepääs ja ma arvan, et sellest kujuneb selline tõmbenumber ja turismiatraktsioon, sest oleme ausad, täna juba mujalt maailmas tuntakse selle projekti vastu nagu väga tõsist huvi sel lihtsal põhjusel, et on tõesti nagu esimene selline omalaadne maa alla rajatav päris nullist alustatud projekt, mis siis loob võimalusega ka sellistes piirkondades, kus seni see võimalik ei olnud vesisalvesteid nagu rajada. Nii et me oleme väga tõsiselt maailma sellise professionaalide nagu pilgu all ja ma arvan, sellest kujuneb turismimagett. Me peame rääkima sellest materjalist, mida te kavatsete sealt august välja võtta. See kivimite kogus, kas ma siis saan aru, et Paldiski kõrvale tekib Eesti uus kõrgeim mäetipp? Te kuhjate selle kivihunniku sinna? Hästi kallis mäetipp, eks ole. Kui leiaks sellele mäetipule hea kasutuse. Suusakeskus? Ei majanud ära. Seda ei majanud ära ja mitte kui ühestki otsast ei majanud ära. Aga ei, see läheb Eesti teedele. Ja ma arvan, mis on nagu tänapäeva kontekstis võib-olla nagu kõige olulisem siin ära mainida on see, et see on ju palju parema kvaliteediga materjal kui see lubjakivi killustik, mida me täna Eesti teede ehituses kasutame. Kust te teate, et see parema kvaliteediga on ja mis materjal see üldse on seal? Gneis ja gneisist valmistatud killustik on palju parema kvaliteediga kui siis lubjakivi killustik, mida me teedealustes Eestis kasutame ja üsna suure tõenäosusega see pikendab Eesti teede kasutusiga, mis tegelikult päeva lõpuks tähendab riigieelarvele päris märkimisväärset kokkuhoidu võrreldes täna kulutatud rahadega, ehk siis kilomeetri vastu nii-öelda, arvestades kogu olelusringi mõju. Ja asi, mida
me ei tohi siin ära unustada. Aga mida me oleme tihti ära unustanud, on see, et me peaksimegi oma asju kavandades, plaanides oma ehitisi ehitama nagu võimalikult pikaajaliselt. Ja selleks, et vähendada nii-öelda siis tõesti loodusressursside kasutust, käesoleval juhul siis kivimite ehk siis kas lubjakivi või siis gneisside kasutust. No räägime kilomeetritest. Te ütlete, et seda tahetakse kasutada tee-ehituseks või teil on hea plaan, eks ju, me veel ei tea, kas tahetakse päriselt seda kasutada ka Eesti teede ehituseks, aga kui mitu kilomeetrit, ma ei tea, 4-realist teed nüüd selle kivihunnikuga, mis te seal Paldiski külje alt välja kaevate, ehitada saaks? No kilomeeter pole võib-olla hea näitaja, aga mis on võib-olla parem on see, et selle esimeses etapis, me räägime siis selle projekti esimesest etapist, mis on 12 tundi ja 15 miljonit tonni seda killustikku, mis sealt siis nii-öelda materjali välja võetakse killustikut tehakse. 15 miljonit tonni, sa ei ütle televaatajale mitte midagi? 15 miljonit tonni ei ütle televaatajale mitte midagi, ma mõtlen, missugune on augu suurus, kui suur on see auk. Ehk et ma lõin siin üks päev kokku, et see on suurusjärgus 40-50 Viru hotelli suurust maja saaks sinna nendesse aukudesse nii-öelda siis ära paigutada. See võib-olla annab nagu parema ettekujutuse. Aga mis ei ole tegelikult väga suuri. Päris hirmutav. 40-50 Viru hotelli. Amigot ja kõike sinna juurde kuuluvat ei ole väga. Häid ööklubisid on ju vaja. Aga see, mis puudutab nüüd need teede mahtusid, siis ma ütleks nii, et see 15 miljonit tonni, mis esimeses etapis tõesti välja kaevatakse, see ongi nagu Harjumaa selline 5 aasta kogus, ehk siis 5 aastat, ainult 5 aastat saame me sellest materjalist Harjumaal teid ehitada tõeliselt kauakestvana ja võib-olla siis lubjakivi mingil määral loomulikult asendades ka importmaterjali. Ja ei ole ju palju. No ma saan aru, et teie projekti idee hästi lihtsalt öeldes on selles, et kui elekter on kallis, lasete te lüüsid lahti, räimed, suplejad ja kõik jõuavad sinna maa alla voolavasse auku. See vesi paneb siis turbiinid pöörlema ja tekib elekter. Kui kaua see teie hüdroaku Eestis tulesid põlemas hoiab? No 12 tundi on ta minimaalselt, ehk siis nii-öelda täisvõimsusel väiksema võimsusega kauem ja seal see võib korrutada lihtsalt kuni mitu päeva, see 3-4 päeva. 12 tundi ei pea Eestis mingit muud elektritootmist olema, Paldiski suurest august suvisel ajal piisab. Suvel sellest piisab, talvel jääb sellest väheks ja kindlasti tuleb teisi asju sinna juurde nuputada, ma mõtlen siis tootmisvõimsusi ja ka teisi salvesteid ja kui salvestitest rääkida, siis sellest salvestist üksi jääb väheks. Kindlasti on meil vaja akusid, mida juba täna ehitatakse kodudesse ja tööstustarbijate juurde. Kindlasti tuleb laiendada ka seda vesisalvestit või siis ehitada teisi vesisalvesteid juurde. Me arvame seda, et suurusjärgus, kui meie selline esimene etapi maht on 6 gigavatt-tundi, siis 15 gigavatt-tundi võiks olla see optimaalne kogus, mis Eestis selline pikaajalise salvestuse kogus võiks olla. Nii et 2,5 korda seda, millest me rääkisime, võiks või peaks juurde tegema selleks, et me käiksime saunas siis, kui me tahame, et me paneksime koogi ahju. Siis, kui külalised tulevad, mitte siis, kui tuul puhub või päike juhuslikult paistab. Ehk et tegelikult selle mugavuse säilitamine madala hinna juures on see põhjus või see eesmärk, mida salvestid ühiskondades reeglina nagu täidavad.
Et ma saan aru, et potentsiaal on Paldiski kõrvale mitte lihtsalt kaevata üks auk, vaid teha piltlikult öeldes selline vallikraav, kuhu kõik need erinevad vesisalvestid siis lõpuks jõuavad, et kogu aeg Eesti tuled põlemas hoida. Või kui suur see laienemise võimalus teil seal on? Ma ütleks, et 2,5 korda võiks seda laiendada, siis me saaksime enam-vähem nagu selle Eesti vajaduse nagu kaetud. Aga meil on lisaks veel ju näljas naabrid, ja nendel sellised häid ideid nagu meil on ju ei ole. Kui kaua see mahutite tühjaks pumpamine ikkagi aega võtab siis, kui elektri hind on odav ja kui palju selleks energiat kulub edaspidi? No 20% rohkem, kui ta siis genereerib, ehk et iga aku tarbib rohkem, kui ta elektrit genereerib ja 20% läheb siis nii-öelda vasakule, eks. Ja 12 tundi on see, mis ta genereerib ja 15 tundi sama võimsuse juures, natuke rohkem kui 15 tundi, siis tuleb seda nagu täis pumbata, või siis tühjaks pumbata. Aga üldiselt on see tsükkel ikkagi lühem. Me ju töötame ikkagi Eesti tarbijate huvides, tarbijate vajadustest lähtuvalt ja selline 6-8 tundi, 6 tundi päevas genereerimist, 9 tundi pumpamist on selline tsükkel, mida me reaalselt täna igapäevaselt elektriturgu järgides näeme, et see potentsiaal on. Millise elektrituru korralduse puhul see teie lahendus nüüd ikkagi päriselt võiks toimida ja töötada ja kas on ka tegelikult võimalik ikkagi ebaõnnestuda sellega täielikult? Ma praegu mõtlen, et millega ei ole võimalik ebaõnnestuda. No ühe suure auguga kindlasti võimalik. Aga elus on kõigi asjadega võimalik ebaõnnestuda ja selles mõttes, kui sa midagi ette ei võta, siis midagi tõenäoliselt ei juhtu. Et sama on meie projektiga, et riskid, mida me ehitamisega tegelikult, mis ehitusega tegelikult kaasnevad, on loetletud, kirjeldatud, nende maandumiseks on täiesti igapäevased tehnoloogilised võtted, ei ole seda probleemi. Kuidas tegelikult see küsimus meelest? Millist elektriturgu te tegelikult silmas peate, kui te seda energiasalve planeerite? Meil on omamoodi energiarevolutsioon Eestis käimas, vähemalt paberil, ja poliitikute kõneviisis on järsku kusagilt tekkinud meretuulepargid ootamatult. Kas need on nagu eeltingimuseks selleks, et see projekt toimiks või võiks ka põlevkivi ahju ajades energiasalvest abi olla? Ei ole sellest mingit abi. Põlevkivi meil ei ole ühestki teisest ega kolmandast vaatest vaja ja tegelikult ei ole vaja ka Eesti rahval nii-öelda siis põlevkivi ahju ajada selleks, et elektrit soodsalt endal saada. Elektriturust rääkides me teeme seda nii-öelda siis oma Zero to Rain'i tehnoloogiat demoprojekti Eestis ja siis ta on nimetanud energiasalveks. Ja isekeskis me räägime sellest niimoodi, et kui me oleme selle Eestis ära teinud, siis mujal maailmas selle nii-öelda kordamine, replikeerimine on nagu võrreldamalt palju lihtsam, sest väike turg, äärmiselt selline konkurentsitihe tänu siin Skandinaavia naabrusele turuolukord. Eesti on väga keeruline koht seda nagu realiseerida, aga samas tänases nii-öelda elektriturus täiesti äriliselt toimiv lahendus ja mida päev edasi, ausalt öeldes meie ei näe mingit varianti, et see saaks nagu kehvemaks minna. Mis ei tähenda seda, et ei saaks untsu minna. Eesti Energia plaanib samasugust auku kaevata sinna, kus juba varem päris palju kaevatud on, Ida-Virumaale. Kas ei oleks mõistlik teil ka kolida sinna kuhugi kaevandusmaastikule? Miks te seda pole kaalunud? Hilja, me hakkame järgmine aasta juba ehitama ja need mõtted siis Ida-Virumaale taolist sarnast asja teha on ju ka varem peast läbi käinud ja ennem kui me Paldiskis selle asukohaga jõudsime aastal 2008 alustades, siis taoline asukohtade võrdlus sai tehtud, muu hulgas ka siis sellise kaevandusvariandi arutelu. Need on ikka keerulisemad, tunduvalt keerulisemad ja tunduvalt lihtsam on realiseerida seda sellise nullist startiva projektina.
ühe asja klaariksin nagu ära, et me ei ole tegelikult selle idee nii-öelda originaalautorid, et see idee teha Eestisse taoline vesisalvesti sündis ju juba 80-ndatel eelmisel sajandil, mil siis Tallinna külje alla Maardus kavandati siis graniidikaevandust ja selle teisese kasutamisega siis seoses oli laual tõsiselt see pumphüdroakumulatsioonijaama projekt. Nii et me oleme lihtsalt selle idee uuesti üles korjanud, teinud oma võrdlused ja Eesti Energiale edu, see ei saa neil lihtne olema, aga elame neile kindlasti positiivses mõttes kaasa. No teie tahate mõistagi äri teha. Te olete ärimees. Mis kasu sellest nüüd ikkagi Eesti riigile, maksumaksjatele on ja mida te tegelikult nagu Eesti riigilt vastu tahate? Kõige lihtsam on sellele küsimusele vastata võib-olla nagu rahas. Sest me saame ju aru. Kuigi kui ma ütlen, et eelmine aasta, kui see jaam oleks olnud toimiv, siis Eesti inimesed oleks maksnud suurusjärk 130 miljonit eurot aastas elektri eest vähem võrreldes sellega, mis nad maksid. Eelmine aasta võib-olla ei ole kõige parem näide, ta oli suhteliselt ekstreemne ja kõik sinna juurde, aga suurusjärk siis selline 80, 70, 80, 90 miljonit eurot aastas maksavad Eesti inimesed elektri eest nagu vähem. Ma saan aru, et see nagu perebüdžeti peale on nagu jube keeruline taandada, aga ma kordaks seda, mis ma juba nagu ennist ütlesin, et pereema ei pea taolisi salvesteid Eestis siis omades, pereema ei pea mõtlema selle peale, millal pesu pesta, millal ahju sisse lülitada, millal sõpru kutsuda, et sauna minna ja pagan, kas saunaõlled on soojad või külmad. Mida teil riigilt vaja on? Mida te tahate tegelikult? See tegelikult, ütleme, lihtne vastus oleks sellele ju üsna trafaretne, et regulatsiooni, õiguskindlust, prognoositavast, see on see, mida ma sellest saatestki tihtipeale ju kuulnud olen. Ja kõik see on õige. Aga ma astuks korra sammu tagasi ja ütleks edasi, et me elame täiesti uut aega. Meil on väga suured väljakutsed võrreldes mõne aasta tagusega ja ses kontekstis me vajame teistsuguseid ärimudeleid, teistsuguseid ärisid, mis kestavad pikaajaliselt, on keskkonna säästlikud, aga mis on peamine, nad on uute ärimudelitega. Ja need uued ärimudelid ei sobitu, see on kaks asja, mis on nagu väljakutset. Üks on see, et nad on väga tihti, ülitihti on nad paljude valdkondade ülesed, ehk siis nad on erinevaid majandusvaldkondi ja eluvaldkondi ühendavad ja teiseks, osalt sellest tulenevalt on nad ei mahu nii-öelda sellesse olemasse õigusruumi või siis ütleme tururegulatsiooni ja ka õigusruumi. Ja tegelikult need kaks asja, ehk siis need uued tehnoloogiad, uued ärimudelid peavad käima käsikäes koos siis selle uute regulatsioonide ja siis turukorraldusega ja on hästi oluline. Ja hästi oluline see, et neid regulatsiooni töötaks nüüd, et riik seda eest veaks. Ja teine hästi oluline see juurde on öelda seda, et seda tehtaks koos ettevõtjatega ja tarbijatega. Väga pikk vastus, kas kuidagi lühemalt ei saaks kokku võtta, mida te meil tahate? Meil on uut tüüpi koostöömehhanisme vaja, mis erinevad oluliselt varasemast ja mis eeldavad tegelikult riigi ja ettevõtjate ja tarbijate koostööd, sisulist koostööd selliste projektide ellukutsumisel, mis Eesti elanike, Eesti inimeste sissetulekuid suurendavad või kulusid vähendavad. Peep Siitam, aitäh saatesse tulemast. Mul öeldi kõrva, et meil on väike formaadi muudatus, sest stuudiosse on imbunud inimesed. Teeme siis ära selle seekord teistmoodi. Kas heal publikul on küsimusi? Andke käega märku. Siin teises reas üks tuntud poliitik soovib küsida, ole hea. Tere, mina olen Ismailova. Jäi kõrvu siin kõlama, et koduperenaised ei pea enam börsihinda jälgima, kui pesu pesemiseks läheb. Et kas nüüd peavad siis koduperemehed jälgima hinda, börsihinda? Aitäh!
sõltub perekorraldusest, aga ma ütleks, et kui sellisest traditsioonilisest peremudelist lähtuda, millest mina üles kasvasin ja milles võib-olla tänapäeval kõige populaarsem esile tõsta ei ole enam, siis pereisa rõõmustab selle üle, kui saab sõbrad kutsuda siis, kui talveaja on, mitte siis, kui tuul puhub või päike paistab ja õlled on külmas. Kas on veel küsimusi? Mulle tundub, seal on üks küsimus veel, jah? Televaataja Hääl Paldiskist. Et millal investor dividende saab? See oli investor Paldiskist. Ma mõtlesin, kellel see küsimus oli? Mõtlesin, et äkki Johannes tahab vastata. Ei ole isegi osanik selles projektis. No, praeguste plaanide kohaselt hakkab hirmsalt raha tulema 2031. aastast, nii et tõenäoliselt oled ise pastaka juures, kui seda otsustatakse, nii et 2032 äkki on miskit jagada. Ja võtame vähemalt ühe küsimuse siit veel Joko, palun. Ja pereema, kes ei jälgi, kuna pakett on fikseeritud. Aga küsimus hoopis tuleb sellest, et kas mainisid Peep seda, et tekib võimalus ikkagi koha peal ka odavaks elektriks otse nii-öelda. Et kas on ka juba mingid nii-öelda satelliidid, et kas me näeme siin nagu uut Paldiski tulevikku ja mingit tööstusarengut, et ometigi asukoht on ju üsna strateegiline. See on, ma ei tea, mida ma pean tegema, et Johannest veenda sellest, et sellest eraldi saade teha, aga Paldiski sidekriips, järgmist saadet. Paldiski sidekriips Läänemere tööstuskeskus on kontseptsioon, mis tegelikult ootab oma elluviimist. Ja ma ütleks nii, et see projekt on kindlasti üks nurgakivi sellele. Ja kui nüüd väga üldistada, siis me ju ei ehita lihtsalt vesisalvestit. Mutika enne ütles, et vesisalvestis on liiga palju esse, aga ma proovin. Vesisalvesti ei ole ainus see, mis me ehitame, me tegelikult loome sinna maa-alust infrastruktuuri, mille pealt on võimalik teha väga palju erinevaid järgnevaid ärisid, millest ma siin lihtsalt ajapuuduselt ei jõua rääkida, aga millel on oluline konkurentsieelis. Energiahinna, aga mitte ainult ka ehitushinna ja teiste siis infrastruktuuri tasude osas. Nii et jah, miks mitte? Kuna teised saated tulevad peale, siis Peep Siitam, aitäh selle intervjuu eest. Head sõbrad, aitäh, et jälgisite Energiastuudiot. Juba õige pea on eetris järgmine osa. Püsige kanalil.